Joo rahvas, siin Tomsikene. Enne video juurde asumist ma tahan öelda, et ma laadsin selle sama video tegelikult juba paar nädalat tagasi üles. Aga kuna YouTube'ile ei meeldi mu sarkastilised neegri naljad, siis see võeti maha. Nii et ma tegin selle veits muudatusi ja laadsin uuesti ülesse. Neile, kes on juba seda videot näinud, siis võite vabalt ära klikata ja head päeva jätku. Ja neile, kes ei ole, siis noh, nautige. Sarkasm on minu arust üks kõige huvitavamaid osasi meie keelekultuuris. Let's talk about that. Ma olen nüüd mõnda aega mõelnud, et mis asi on sarkasm või no, pigem nagu miks on sarkasm, kes see üldse alustas sellega? Miks me üldse kasutame mingit riskantset huumorimeelt, kui me teame, et on väga suur võimalus, et teised sellest aru ei saa? Isegi kui nad saavad sellest aru, siis nagu, mis see tulemus on? Keegi kuskil nurgas on nagu Aga mis siis, kui see nali ei lähe läbi, siis me lihtsalt näeme välja nagu mingid väga halvad inimesed, kes tegi mingi invaliidi kohta naljas ükskord seal 3. klassis ja siis kõik vihkavad teda peale seda. Sest kõigil inimestel need tolerantsuse piirid jooksevad täiesti erinevatest kohtadest. Sellepärast ongi see kuldne reegel, et ära kunagi kasuta sarkasmi uute inimestega suhtlemisel. Sest nagu sa ei tunne neid piisavalt, sa ei tea, kus nende piirid jooksevad ja nemad ei tea, kus sinu piirid jooksevad. Ja nagu selle Täna mul just jõudis kohale, ma olen mingi räme hipokreet. Ma siin õpetan teile, et mitte kasutada sarkasmi uute inimestega rääkimisel. Samal ajal, kui ma teen videoid, mis on täis sarkastilisi nalju ja mida vaatavad tuhanded inimesed, kes pole mind kunagi varem näinud. Okei, noh, see seletab päris mõndagi. Lihtsalt probleem on selles, et sarkasm ei ole midagi, mida sa väga õppida saad. See on midagi, mis tuleb läbi elukogemuse. See tuleb läbi kasvamise ja läbi elamise. Nagu koolis ei ole mingit sarkasmi tunde, kuigi nagu võiks. Me peaks alustama petitioni, et eesti keele tundides peaks käsitlema sarkasmi kui ühte suurt teemat. Sest nagu ma ei saa olla ainuke, kes arvab, et see on väga oluline osa inimsuhtlustest. See oleks jumala perfektne, sest nagu kes on need, kes kõige vähem seda sarkasmi mõistavad? Väiksed lapsed. Neil lihtsalt ei ole seda kogemust veel. Tänu millele mu kommentaarium on täis mingi Little Pet Shopi YouTubereid, kes kutsuvad üksteist autistideks, sest nad ei saanud mu mingist naljast aru. Eestlane olla nuhke ja hää. Ma ei saa moodi. Mul on üks lugu seoses sarkasmiga, mis on ehtne näide sellest, kui fucking katastroofiline see võib olla. Nii et story time. Ma mäletan, see juhtus mingi, kui ma olin äkki 5-aastane. Ma istusin köögis oma emaga ja meil oli selline argument käsil. Aga see ei olnud selline tüüpiline vaidlus, vaid me lihtsalt istusime täielikus vaikuses. Ma ei tea, kas see on asi, mida nagu kõik lapsevanemad teevad või mu ema lihtsalt harrastas seda. See on sama põhimõttega nagu nurgas istumine, et sa lased lapsel mõelda järele oma tegude üle ja siis vabandada. Aga see põhjus, miks ta mu peale pahane oli, see on nimelt mõni päev enne seda ma olin vanemaga poes käinud ning ta ostis mulle rohelise paprika, sest mulle väga maitsevad paprikad, aga koju jõudes ma ei söönud seda, sest ma arvasin, mulle ei maitse see ning see läks raisku. Kõikides pahandustes, mis ma väiksena tegin, nagu see oli see asi, mille üle sa tahtsid muga riielda või? Mida vittu, emps? No ja siis me istusime seal täielikus vaikuses. Ma ei tea, kas ta ootas, et ma ütleksin midagi või, aga nagu ma ei teadnud, mida ma valesti olin teinud. Ma ei tea siiamaanigi, mis ma valesti tegin. Õnneks ei olnud mingi väljakutsumus mu jaoks, sest ma olin väiksena harjunud istuma oma ette ja mõlgutama oma mõtteid. Lihtsalt mul nagu tekkis väike probleem. Nimelt ma pidin pissile minema. Ma ütlesin seda oma emale, aga ta vist arvas, et ma kasutan seda vabandusena, et sellest situatsioonist välja saada. Aga tegelikult ma pidin päriselt minema nagu kohe. Ja ta selle peale ütles mulle sarkastiliselt, et tee püksi. Ilmselt aimate juba, kuhu see jutt läheb. Selle peale ma meelega kusesin püksi, et näidata emale, kui kangekaelne ma olen. Kui fucking down saab üks väike laps olla. Ja no ega peale seda see argument ei lõppenud. Me ikka istusime edasi seal, lihtsalt nüüd oli mul kuradi haisev kuse loik all. Jumal tänud, mul sita häda sel õhtul ei olnud. Lõpuks viskas ka talle seal istumine üle, nii et ta lasi mind minna. Aga nagu ma pidin ütlema talle, et no tead küll. Ma reaalselt arvasin, ma saan molli oma ema käest. Aga isegi tema arust oli see päris naljakas olnud. Sest ta sai vist aru, kui loll ta oli olnud, et öelda sellist asja 5-aastasele. Tähendab, ta ei ole loll, Ciao, emps. Ta ei vaata mu video enne, see on pohhu. Mina väiksena sellest loost õppisin on nagu see, et ma väiksena alati kuulasin täiskasvanute käsku. Sest ma alati arvasin, et nad on need suured targad inimesed, kes teavad, mis nad teevad. Aga nagu nüüdseks olen mina juba täiskasvanu ja ega mul pole fucking aimugi, mis ma teen. Ja ega väga ühelgi teiselgi täiskasvanul pole aimugi, mis nad teevad. See, et sa oled täiskasvanu, ei tähenda, et sa oled tark. No ja ka õpetus on see, et sarkasm on kuradi ohtlik. Inimesed on ilmselt surma saanud tänu sarkasmile. Kuidas mu videod alati nii depressiivseks lõpuks lähevad?